Tervist, tervist, tervist! Oi, Margit tuli, hurraa! Tere, tere! Margit, minu kallis abiline. No näete, siis me hätta ei jää täna. Numbrite keel ja mina olen Merike. Tervist, tervist! Võtan vastu siis 5 esimest, issand, mis asi see on nüüd, rahakood? Äh, issand jumal, mul edukuse kood. Läks nimi meelest ära, mis asi see oli. Ma olin just TikTokis seal Soome poole peal. Läks natukene nimi sassi. Ehk siis 5 vabatahtlikku ja siis selle alusel ma hakkan teid analüüsima ja siis hüppame supstigi kohe sinna Youtube'i kanali peale, et suur osa teist siit TikTokist on ka Youtube'is, nii et siis tulge sinna kaasa, seal räägime natukene teistest asjadest ka. Nonii, issand kui kähku. Te olete nii armsad. Nonii, võtame siit kohe esimese. 9, 4, 8. Tere õhtust, Nellikene! Nelli on nii ilus nimi. Joofiel, sul on nii raske nimi. Joofieli tütar. Minu suus on see raske nimi, selles suhtes väga ilus nimi, et saa õigesti aru. Nii, 1, 3, 9, 4, 8. Nii, et edukuse koodi arutame täna, et siis ootan 5 julgemat, kes sooviksid oma edukuse koodi mulle esitada. Ja kui sa seda ei oska ise lahendada, siis seal on vaja siis sünnipäev sünnipäev kokku liita, kuu omaette kokku liita, aasta omaette kokku liita, siis saad 3 numbrit ja siis need liidad omavahel kokku, saad 4. numbri ja 5. numbri saad nii, et sa liidad eelmised 4 numbrit kokku. Ja kui sa sellega jääd hätta, siis kirjuta oma sünnipäev, kuu ja aasta siia ja siis ma arvan, et Margit aitab. Ma vaatan, et ma kedagi siit vahele ei jätnud. Ei jätnud. Et nõksukene veel ootame. Kuidas teil läinud on, tahtsin öelda. Ma olin selles Soome TikTokis ja siis mul oli selline triibuline bluuse. Jube keeruline oli näha kommentaari, nüüd ma panin musta, seepärast keegi ütles, et mustas olen ma selline nagu liiga julm või konkreetne, aga minu meelest must toob ju need valged hambad välja ja peab ikka näitama valgeid hambaid. Ja natuke edevus ka siia. Jaa. Issand, kui kihvtilt on mul praegu jookseb siin, mul on peal hästi palju halle juukseid. Aga siit jookseb mingi tume silk. Minul on looduse võlunumbrid 22, 11. Jaa, aitäh. Aitäh, ma tean ise ka. Must tegelikult on suht sünge, et mulle meeldib roosa ka tohutult. Mida varem its, seda roosam kleit. Et Nelli, kas sa tahaksid oma koodi ka anda meile, et me siis arutaksime seda või annad sünnipäeva, kuu ja siis aasta oleks sinna veel vaja? Et siis saab koodi arvutada. Ehk siis kui tahad, siis koodi arvutad nii, et sünnipäeva liidad kokku see 22. Elsa? Ah, issand, kui huvitav, sa oled eestlane, näed sa? Okei. Jaa, Elsa oli just Soome TikTokis. Ma ei tea, kas sa, Margit, said nüüd selle Nelli andmed kätte. Nellil oli siis 22. päeval sündinud 11. kuul ja Nelli aasta on siis 1968. Jaa, vaata kui armas. Elsa sai oma edukuse koodi Soome kanalilt nüüd kätte. Aga muidugi hoia kõrvad kikkis selles suhtes. Ja Elsa, kui sa soovid, siis mis su kood oli, ma võin siin nendest uuesti niimoodi rääkida eesti keeles üle oma emakeeles siis. Siin mul on rohkem nagu tekstivara või kuidas ma ütlen, et mul soome keeles mingid asjad nagu tökivad kinni, siis mul ei jookse see soome keel mingis hetkes nii hästi. Ja nüüd ma vahetasin bluuse ära, nii nagu sa näed, et mul oli enne seal Soome TikTokis triibuline bluus ja ma ei näinud kommentaare hästi. Nüüd näeb nagu mega hästi. Väga ilusti jooksevad. Mul on veel mingi kummaline köha, aga ma arvan, et see ei sega meie asja. Mhm. Vaatame, tegelikult ma võin ka aitäh, aitäh. Mul on elukaaslane soomlane, siis ma räägin soome keelt iga päev. Ja räägib savomurret. Nii et siis räägib sellist sõnalõpuga nagu
Käbi ja saabi ja sellised asjad, nii nagu Eestiski on murded. See on üsna selline lõbus murre, et me siin, minu lapsed on ka eestlased ja miniad on eestlased, siis me naerame kogu aeg, et saabi, saabi. Aitäh, 4 kood tuli välja. 4 kood on 4, 2, 6, 3, 6. Issand, kui ilusad naiselikud numbrid sul on. Jaa, ma panen siia 4 ka. Ma võtaks 3 inimest veel, kes soovivad ja kui ei ole soovi tahtjaid, siis ma lihtsalt lükkan lukku ja räägime teist kahest ja siis te saate hoopis midagi muud küsida. 4. Kes on TikTok ja mina? Pistrik, kuule sulle ma olen juba pannud küll. Nii, Karusmari tuli. 6, 7, 3, 7, 5. Karusmari. Väga muhe. Vau, vau, vau. Nii, nüüd poja juurest ja poja numbrist, nüüd on kõik, siis rohkem ma ei võta. Tervist, tervist. Reet. 7, 2, 3, 7, 4. Reet ja Johvel, kuule, ma tegin su poja, poja numbri juba ükskord. Mul on selline tunne, et ma olen seda juba teinud. Siis ma väga vabandan, kui ma ajan sind kellelegi segamini, Pistrik. Nii, ja. Okei, sorry, sorry. Nii, nüüd ma siis võtan Johveli poja veel, see on viimane number ja siis teeme niimoodi, et kes siia, oih, kurja, Johveli poeg. Näete, siis saab niimoodi ka teha, kui ma olen teie edukuse koodid läbi käinud, siis Johvel näiteks soovis oma tütre kohta ja poja kohta. Et niimoodi saab ka teha, elukaaslase kohta saab ka. Et ükskõik, mul ei ole nagu selles suhtes vahet, ma hakkan rääkima numbrite energiatest ja on, kes on. Nii, Pistrik, mul on selline tunne, et sa oled natukene sellist kahtepidi juttu, sellepärast et kui sa siin väga hakkad sellist juttu rääkima, siis ma lihtsalt likvideerin su ära siit. Vot, aga kui sa räägid numbrite keele juttu, siis sa saad siin olla. Et selliseid inimesi ma siia ei taha, kes ajavad mingit prahti suust välja. Nii, aga hakkame pihta. Mul on siis sellised numbrid, Johveli tütre number, siis on 4 number. Ma arvan, et Johvel on nii teadlik oma numbritest, et ma neid ei peagi ütlema. Äkki ütlen ka, okei. Heli numbrid, ehk siis numbrid on sellised, need, kes nüüd liituvad kõik, et me räägime siis edukuse koodi numbritest. Ja kui teil on oma kood teada, siis rohkem koodi ma praegu ei võta, sellepärast mul on 5 koodi juba olemas. Et aga siis kuulake, et kõik numbrid on siin nüüd ära loetletud, oota, mida ma ei näe, ma näen kõiki, kõik numbrid on olemas ja 1-9 on need koodid. Ehk siis 3, 1, 9, 4, 8 tulevad, siis on 4 number 4, 2, 6, 3, 6, siis Karusmari 6, 7, 3, 7, 5, siis Greet 7, 2, 3, 7, 4 ja Johvili poeg siis 8, 6, 4, 9, 9. Ja teeme siis sellise asja, nii nagu me alati teeme, et ma hakkan rääkima neid numbreid ja tõmban ise kriipsud alla juba nendele koodidele, mis siin on, ütleme, Johvili tütrest alustan. Ja siis järgmised on seal Nelli, Karusmari, Greet ja Johvili poeg. Kui ma olen teie koodis olevatest numbritest juba rääkinud, siis ma enam neid ei puuduta. Kui ma nüüd näen koodis midagi teistmoodi, et see kood on vaja ekstra veel eraldi kuidagi üle rääkida, siis ma räägin. Ma vaatan, kuidas ma neid tunnetan. Aga kuulake siis kõrvad kikkis, olge see aeg siin ilusti minuga koos siis kui ma selle ringi ära teen, siis me hüppame sinna Youtube'i kanalile ja hakkame seal siis rääkima. Ja Youtube'i kanalil ka, kui te seal olete, siis Youtube'i või kui te seal näiteks ei ole, siis selle nimi on numbrite keel. Ja siis seal me räägime ka, soov oli siis inimestel kokkusobivusest. Ja kokkusobivust ma siis vaatan siit, ütleme puusa pealt, nii nagu ma räägin, et liidan kokku sinu sünnipäeva ja sinu elukaaslase sünnipäeva, vaatan, mis number sealt tuleb ja siis ma analüüsin seda, mis siis võiks olla ja mis siis on miinuspool, plussid ja miinused. Teate, siin lives on kuidagi nii naljakas, see silmad näevad nii ilusad välja.
Okei, mulle lihtsalt nii meeldib siin kuidagi, ta moonutab kuidagi teistmoodi, ma pole küll filtreid üldse siia pannud. Ma ei oska neid kasutadagi. Nonii, поехали. Number 3 ja 3 ma näen siis Nelli numbris. Nellil on see 4. koha peal, Karusmarjal on see 3. koha peal ja Kreedal on ka, Kreedul, ma ei tea, kuidas seda öeldakse, on 3 koha peal. Suured, hästi suured ja keegi ütles seda, et see pidi olema, aitäh, Margit, et suured silmad pidid viitama kilpnäärme mingi kas ületalitusele või alatalitusele, ma ei tea, mul on kogu aeg siis punnis silmad olnud, mul on kunagi prillid olnud, siis see natuke varjutas. Edukuse koodist, Helen, räägime. Aga nüüd mul on kõik numbrid saadaval, ehk siis kui sa edukuse koodi oskad ise arvutada, siis arvuta see ära ja hakka kuulama kõrvkikkis numbrite kohta. Kui sa ei oska, siis mul on siin Margit, kes aitab neid edukuse koodi nagu kokku arvutada. Nii et siis sa võid kommentaari panna oma sünnipäeva, kuu ja aasta, Margit aitab sul kokku arvutada ja siis nii ongi. Siis lihtsalt kuulad. Okei, number 3. Number 3 viitab siis sellele. Oi, ja siis Joofil tütrel on veel ees esimene number, kui on number 3, siis teate, see on selline, see on täht. See on hästi silmapaistev. Kõik, kes nüüd tulevad siia juurde, siis mina teie edukuse koodi enam isiklikult arutamisele siin ei võta, aga hoidke kõrvad kikkis. Ja Margit aitab teil lahendada seda edukuse koodi, lihtsalt kuulate. Oi, kui hästi teid nüüd tuleb. Ja ma ei tea, Margit, kas sa jõuad kõike lahendada. Nii, number 3 on siis selline inimene, eriti kui see on esimese koha peal, kuulake ka Youtube'is on mul tehtud siis videod number 3-de kohta. Ta on täht, ta on särav, ta tahab tegelikult hästi palju tähelepanu saada, ta on väga elav, hästi organiseerib, toimetab, selline noh, tema ja maailm, ütleme siis niimoodi. Ja täiskasvanuna siis sellel inimesel oleks vaja süveneda rohkem sellele, et kogu seda oma energiat panna siis näiteks kas blogi pidamisele. Ükskõik, kas ta on tüdruk või ta on poiss, siis ta peaks näitama seda, mida ta veel oskab teha. Seepärast, et tal on hästi-hästi palju energiat. Minul on ka edukuse koodis olemas number 3 ja siin ma nüüd olen teie ees, eks ju. Seepärast, et teate, sellel energial on sellel 3-l on nii palju energiat, et muidu ta hakkab nagu, kuidas ma ütlen, hävitama oma lähedasi oma selle energiaga, tal oleks vaja kuhugi nagu vot siia tulla, kas Instagram, TikTok, Facebook, Youtube, mida iganes on ju, igasuguseid asju on meil olemas. Ja kui me räägime edukuse koodist, siis me räägime ikkagi nagu rahakoodist, siis see edukus liigub läbi naiste ja läbi laste. Ja ta ei pea konkreetselt lastega tegelema, aga ta võiks siis naistega tegeleda ja siis läbi naiste energia liigub see lastele. Igal naisel on tavaliselt ka lapse energia sees olemas. Eks noh, nad kõik saavad lapse tavaliselt, mitte kõik, aga üldjuhul. Ja 3 miinus on siis see, et ta ei taha absoluutselt ennast näidata mitte kuskil ja tahab olla rohkem peidus, varjatult ja nii edasi. Ja 3-l on veel üks selline huvitav väljakutse elus on see, et kui tal on perekond ja lapsed näiteks, siis ta kipub minema nagu täielikult nagu perekonda ja unustab ära üldse oma karjääri, oma tööd ja kõik muud asjad. Ja kui tal on töökoht, siis ta sukeldub töökohta ja unustab justkui ära nagu oma perekonna. Mitte see, et ta jätab nad maha, aga lihtsalt see, et ta nagu sinna, kus tema oma energia paneb, siis seal ta nagu on. Et ta peab õppima otsima tasakaalu. Vot. Ja Karusmarjal ja Kreedal on 3 keskmise koha peal, ehk siis teie olete konkreetselt sellised inimesed, kes peaksidki tegelema elavalt naistega, lastega. Igasugused sellised ka terapeudid, coach'id, loengupidajad, no võib-olla ka koolitaja on tegelikult rohkem number 5, aga midagi sellist loomingulist, seal on hästi palju nagu loovusega tegemist number 3-ga. Nii, siis number 1 on järgmine number. Ja number 1 ongi Joofili tütrel ainult. Nüüd ma teid ei jälgi, kes te kommentaarides kirjutate, te lihtsalt hoiate kõrvad kikkis, kuulate seda lugu. Number 1 on selline lugu. Tead, su tütrel on maskuliinsed numbrid. Ma ütlen sulle niimoodi, ma praegu jäin seda vaatama, kuna sa ütlesid, ta on tütar, siis ta on sellise, ütleme 3 ja 8 on tegelikult justkui nagu pool naisenergiat ka, aga pool naist, pool meest. Pigem selline, ta on hästi selline imperaatorlik või kuninganna või mingit, saad aru, selline. Ja number 1 on selline, et ta võiks väga vabalt midagi esmakordselt luua, välja mõelda, mida iganes ja tal on väga hea oskus seda jagada teistele tegemiseks.
ehk siis väga hea selline juhtija ja ta peakski olema ainult selles suhtes nagu rollis, juhtija rollis ja teda usutakse, temasse loodetakse ja tema koht on totaalselt laval. Kui number 3 viitab tema puhul see, et ta peaks nagu justkui blogi pidama, aga number 1 on nagu laval, eestvedaja, lipp ees, kõrgelt, noh, ütleme tulla, on ju. Ja number 1 selline miinus on siis see, et ta kardab selliseid asju. Ta ütleb: "Ei, mis nüüd mina küll ei julge mitte kellegagi tegemist teha, tahab kõik üksi teha." Võib-olla pigem kardab vaata sellist asja, et no teised võib-olla ei oska nii hästi teha, on selle number 1-l ja samas ka see, et no kes nüüd mina olen, vaata. Nii, siis number 9. Jofil pojal on 2 üheksat taga. Kui edukuse koodi lõpus on 2 üheksat, siis palun kuulake Youtube'is on numbrite keele issand, Youtube'i kanalil Numbrite keel on olemas mitu videot. Ma jalutan küll metsas, aga ma räägin nendest koodidest. Tähendab selles suhtes, et edukuse koodi lõpp 99 viitab sellele, et sünnikaardi, kui ma sellele inimesele lahti teeksin, siis ta tuleb selline kood sealt välja 1899 ja siis ka 9918. Nii, kellel on edukuse koodi lõpuosas 2 üheksat? Seal võib ka 3 üheksat olla, aga need 2 viimast numbrit on siis olulised. Nemad on natukene erilised, natuke teistsugused. Nii, aga 9 ja 3. number alati viitab siis sellele, et mis see amet sul oleks. Ja sinule sobib väga edukalt vaimsusega seotud ametid, ehk siis sulle jah, Johvili tütrele. Et midagi nagu vaimsusega, ehk siis ta peaks andma teistele inimestele väärtust. Mis seal siis sobib? Terapeut, coach, massöör, kõik sellised, tal on energia kätes. Nüüd, kui ma räägin töökoha suhtes, ta peaks midagi sinna, kus ta saab inimesi aidata, võib-olla ka mingi heategevusorganisatsioonid ja kõik muud asjad. No muidugi töö suhtes, siis ta peaks nagu raha ka saama sealt, eks ju. Jah, aga 9 üleüldse ise viitab sellele, et ta on hästi hea kuulaja, ta on hästi hea arusaaja ja ta on hästi selline võimukas ka midagi ära tegema. Kui ta midagi otsustab, siis ta teeb nagu 0-4 ära, eriti kui veel number 9 on esimese koha peal. Ehk siis sünnipäev on kas 9, 18 või 27, siis on selline suht sõjakas. väga head sõdurid on sellised, palgasõdurid eriti. Ja Soome TikTokis oligi üks mees, kes oli sõdur olnud, nii nagu ta ütles vähemalt. Ja number 9 on siis selline tõesti, tal on otsaette kirjutatud "Räägi minule" ja ta on hästi hea kuulaja. Samas on see, et ta ennast jätab tihtipeale teisejärguliseks. Kas teda ei kuulata või siis see, et ta lihtsalt ei jõua kellelegi oma nagu asjadest rääkida. Ja sõjakas ma ütlesin, teisalt see, et ta tahab kõiki tohutult palju aidata ja ennast võib siis tahaplaanile jätta. Ja võivad olla ka sellised asjad, kas ta võib olla näiteks koguja, enda ümber hästi palju kaost tekitada või siis teisalt on ta see, et ta on hästi puhtuse friik. Joofili tütrest millegipärast ma arvan, et ta on pigem puhtuse friik. See tähendab, armastab korda, seepärast et tal järgmine number on 4. Gret, sinul on 4 viimase koha peal ja Joofili pojal on keskel number 4. Mis tähendab siis number 4? Number 4 energia tegelikult viitab sellele, et ta on hästi abivalmis. Vaata, Joofil, sinu tütrel on see 9 juba, mis on hästi abivalmis, on ju. 3 on ka tegelikult abivalmis. Ja 4 annab sinna juurde veel selle, et ta lihtsalt läheb, ta teeb ja ta toimetab kogu aeg. Kui keegi ütleb, et kas ta saaks tulla appi, loomulikult ta saab tulla. Ehk siis hästi-hästi abivalmis, hästi selline kohusetundlik. Kui tema näiteks kuskil ettevõttes on ja toimetab, siis nagu 0-4 ta kogu aeg täidab oma ülesandeid, nii nagu täpselt peab ja veel rohkemgi peale. Ja 4 miinus on see, et ta võib üle töötada, ta võib ennast ribadeks tõmmata, ennast üldse tähele selles suhtes ei pane ja nii ongi. Kuna temal on see elude number, siis jällegi soovitan vaadata Youtube'i kanalil seda elude numbrite videot, see on nüüd küll klubi liikmetele pandud, võib-olla sa oled juba klubi liige, siis number 4 tähendab seda, et ta on nagu mingi asja looja ja number 4-del on hästi hea intuitsioon. Kusjuures 9 on, oi, ma unustasin ütelda 9 juures, 9-l on esoteerika maik küljes. Ta on väga hea intuitsiooniga, ta on selgeltnägemise võimetega, noh, sõltub, mis tal sealt veel tuleb, mis numbrid seal sünnikaardist lahti tulevad. Aga 9 viitab jah, sellele terapeudilisele, et siis ta oskab tajuda maailma teistmoodi. Ja üsna suur tõenäosus on, et on selline hästi-hästi vaimne inimene.
4 annab ka väga tugeva intuitsiooni. Nii, lähme 8 juurde. Jofil pojal on ees 8, see, mida ma näen nendest koodidest. Näete, hästi palju annan energiat, siis ma hakkan kohe haigutama. Ma olen väga hästi maganud täna. Unepuudust ei tohiks olla. Number 8. Ma ütlen sulle siis niimoodi, Joofil, et sinu tütar on nagu hästi kohusetundlik ja temale ma soovitaksin suurena teha kindlasti oma ettevõtte. Seepärast, et nende numbritega, kui tema kuskil töötaks, siis see ettevõte väga kiiresti tuleb edukaks. Ja tema näiteks elukaaslasena oma tulevasele mehele on ka väga-väga truu naine ja võib hästi palju enda kanda võtta asju. Ja number 8 viitab siis sellele, et tal on kas käsi kullas või käsi mullas. No naljaga pooleks. Ja kui 8 on esimese koha peal, siis see viitab sellele, et ta on selline, armastab korda, süsteemi ja et kõik oleks õige. Ja üleüldse 8 energia on selline nagu kord ja õigus. Ja ta tahab kõike teha ja peakski tegema, kui on 8 edukuse koodi, siis ta peakski tegema kõik seaduse järgi, nii et mitte ükski konn ei köhiks. Ja kui on vaja vahest midagi susserdada, siis ta peaks tegema seda nii, et see oleks universumi seadustega nagu kooskõlas. Ehk siis, no näiteks kui mingisugune, pakutakse mingit pimedat otsa, siis ta näiteks võiks osaleda heategevuses, näiteks anda raha seal kuskile varjupaika või toetada kedagi, ehk siis heategevusega peaks tegelema. 8 selline üks miinus on see, et ta ajab juuksekarva lõhki mitmeks tükiks ja võib olla selline nõuda teistelt, miks see niimoodi on, miks see tegemata jäi, kuidas see võimalik on, ta-ta-ta-ta-ta, selline nagu väike jonnipunn. Ehk siis Joofili poja suhtes ka, kas ta on 8-st 17, sündinud või 26, nendel on muidugi väikesed erinevad mm, okei, seal on väiksed erinevused nendel sünnipäevadel, aga üldjuhul nad on sellised hästi, hästi kohusetundlikud. Vot. Ja soovitan need, kellel on number 8, et no Joofel, sinu pojal on vapsee sellised ka numbrid, et no ma pärast jõuan sinna. No 17, minu poeg on ka, noorem poeg on 17. Ma ütlen päris tõsiselt, need, kes on 17. päeval sündinud, siis nemad ajavad küll ikka kogu aeg jorisevad nagu. Oi, teate, ma pean selle inimese ära blokkima, vaatan, kuidas ma seda sain teha. Siia, nii, õnnestus. Võtan. Jess. Ja ma ei leppinud kokku oma abilistega siin, et neid nõmedaid kommentaare ära blokkida, aga ma arvan, et ma sain vist hakkama praegu. Nii, number 17 on jah sellised, kes kogu aeg nagu, kuidas mõtlevad, no ma ütlen oma pojale ka, et ära vingu vaata nii palju, et ära hakka. ta kogu aeg mee, et mingi ülemus oli selline ta-ta-ta, teda vist siin praegu ei ole, aga noh, küll ta teab, ma toon alati seda tema näidet. Jah, aga ma olen paljudega, kellel on 17. päeval sündinud, kas poeg või tütar, siis nad väidavad täpselt sedasama asja. Nii, aga aitäh sulle, Joofel, siis selle usalduse eest ja no nägid, kinnitus. Ja teate, kusjuures me kõik oleme numeroloogid, kui te hakkate jälgima, kuidas teatud numbrid käituvad, hoidke lihtsalt silmad ja kõrvad lahti. Tere, tere! Seepärast, et te näete, te saate kinnitust, ehk siis kui sina ise oled näiteks sündinud ühel päeval, eks ju, sünnipäeval, ja hakka lihtsalt kõrvu lahti hoidma, kes veel sinu läheduses on sellel kuupäeval sündinud ja hakka vaatama, kuidas nad käituvad. Te oletegi numeroloogid, ega siin mitte midagi muud ei ole, natukene lihtsalt pead tahtma seda teha. Ja noh, kursusel käima, koolitusel käima, mida iganes. Nii, lähme Nellikene sinu juurde. Oi, 4-l sai ka räägitud 4 ära. Vaata, kui ilusad numbrid on 4-l. Nii, 4, ma loodan, et sa oled siin, anna endast märku. Ja aitäh sulle ka. Nii, siis 4 puhul, 4 kood on 4-2, köha tahab tulla. 4-2-6-3-6. Naiselikud numbrid on 2 ja 6.
ja 4-l on siis ja 3 on ka poolikas selline naiselik number, seal on pehmust juures ja 4 on konkreetselt selline 0 4-ks. Ja kas sa 4 tahaksid ütelda ka, mis päeval sa oled sündinud, et kas on puhas 4 või on see 22 või on see 13 või 31? Oleks ka natukene huvitav teada, aga number 4 jah, ma rääkisin selles suhtes ära, et on hästi abivalmid ja teate, need, kellel tuleb sünnipäeva number on siis ükskõik, kas ta on 4. päev, 13, 22 või 31, nad on väga truud inimesed ja nad on hästi perekesksed inimesed. ehk siis, kui te vaatate seal ühe silmaga, et milline mees sulle sobiks, muidugi oleks vaja kokku liita, on ju, seal Youtube'i laivis siis hakkame tegema seda paarisuhteid ka natukene analüüsima, et hüppake siis sinna, siis tasub vaadata neid numbreid, 7 ja 4 sobivad väga hästi kokku omavahel. Nii, aga ma siis 4-st praegu rohkem ei räägi, sest see on räägitud ja kui sa siin 4 saad vahepeal, siis sa võid panna lihtsalt, mis see sinu päev on, sünnipäev. Ja no nii, number 2. Greet, sinul on ka 2 teise koha peal ja 2 viitab siis sellele, et väga hea psühholoogi anded ja selline, kuidas ma ütlen, sa oled väga hea müügiannetega ja sul on kahe kohta öeldakse niimoodi, et tal on nagu, mis asjad need on, antennid, tal on siin sellised asjad üleval, sa nagu saad infot kuskilt mujalt. ehk siis sinul on tegelikult nii tugevad eelmiste elude kogemused ja sul on sealt nagu informatsiooni nii palju, et vahest võib-olla oled tähele pannud, et sa ütled midagi niimoodi välja, et sa mõtled, et issand, aga kust sa tead seda vastust. seepärast, et sul on see kogemus sees. 2 viitab ka sellele, et sa oled väga tugeva intuitsiooniga ja sul on nagu ka nõksu sellist esoteerilist annet antud ja väga hea diplomaat, väga hea teiste mõistja. samas on ka number 2 selline jaa, väga hea. Kusjuures number 4 on ka väga tugeva intuitsiooniga. Ma ei tea, kas sa 4 panid siia, mis päeval sa sündinud olid või sa ei tahtnud panna? Et kas olid seal 4, 13, 22 või 31? Jaa, et number 2 on väga hea siis intuitsiooniga ja number 2-l oleks vaja siis tegelikult, tal on nagu võime siin hääles. 22 on, no see on väga, see on veel, kujutad ette, sul on nagu 2 kahte ka veel, kui sa nüüd seda ei mõtle, et see on 4 esimene number, siis sul on nagu 2, 2, 2, 3 kahte. Sest kõiki sünnipäevasid saab tükeldada nii ja naa, ehk siis sina, kui sa kuulad videot Youtube'is, kellel on siis number jah, sul on see 22, siis sul ma soovitaksin kuulata veel, mida ma räägin number kahtedest. ah õigus, sul oligi see number ja maagiline number. ja meistrinumbrid mõlemad nii, number 2 jah, tema koht on nagu laval jällegi, ehk siis sa peaksid justkui kõnelema välja oma asjad, mida sa teed. kas sa oled siis, ma ei tea, coach, koolitaja, sinu oskus ja võime on siin hääles, ehk siis sa räägid, sa oled diplomaat, hea müügioskustega, nagu inimestele väga hästi pääsed nagu lähedale. sinu ülesanne on justkui nagu ühendada inimesed omavahel. Greet, sinul täpselt samamoodi. Sinul on 2 selle teise koha peal. ma loodan, et Greet, sina ka püsid siin lainel. Jaa, mhm. Ja number 2 muidugi, siis ma räägin ainult number 2 energiast, siis 2 energia on veel ka selline väga hea manipulaator. Eriti pange tähele need inimesed, kellel on esimese koha peal number 2, kes on teisel päeval sündinud, siis nendel võib olla see, kui nad heaga ei saa, siis nad saavad kavalusega. aga nad saavad alati, mida nad tahavad. ja number 2-d on väga head sellised, kuidas ma ütlen, head käsutäitjad. Et nad ühendavad nagu lülid omavahel, ehk siis nii nagu näiteks mina teen numeroloogiat, minul on vaja kodulehte ja number 2 aitab kodulehe ära teha. tead, selline, aitab kõiki asju ära teha, väga head ülesannete täitjad. nii, nõrkus on siis see, et ta ei taha üldse midagi teha, sellepärast et ta arvab, et ta ei oska esineda, ta ei oska rääkida ja temal võib olla see lugu, et issand, ta ütleb, et aga Merike räägib nii ladusalt, mina mitte kunagi niimoodi ei oska rääkida. ja nii, number 6. Number 6 on armastuse number, totaalselt armastuse number, karusmari, sinul on esimese koha peal 6. kui karusmari tahad, siis sa võid rääkida, mulle ütelda tere, tere. Võid kirjutada, karusmari, mis päeval sa oled sündinud.
et kas sa oled 6., 15. või 24. Nii, siis number 6, 15. oi, ma alles tegin video kuutest, ma loodan, et sa oled käinud seda vaatamas ka. Mhm. Number 6 on armastuse number, see tähendab seda, et sulle meeldivad kõik asjad, kõik ilusad asjad enda juures. Sulle meeldib ka võib-olla osta selliseid ilusaid asju. Ja sa oled endaga tegelikult ka suht kriitiline. Sul võib alati tunduda, et sinu juures on midagi nagu liiga suurt või liiga vähe või liiga palju. Ja tihtipeale need, kellel on kuued, eriti siis 15 arvatavasti, no ütleme siis 6, kui on esimene number, siis tema vaatab näiteks oma lähedast, leiab selle kaudu, et kui ilus ta on. Tal peavad kõik asjad ilusad olema. Ja tihtipeale ta saab elus väga palju väljakutseid, eriti 15. päeval sündinud, sellepärast et siis, kui ta juba tutvub lähemalt selle inimesega, siis ta saab väga palju pettuda. Vot. Aga kõik on valesti või? Mis jutt see nüüd on? Lõpeta ära. Ei ole midagi valesti. Jaa, ehk siis kuued on väga kriitilised, vot, aga tegelikult on see väga-väga ilus armastuse number. Ja 4-l on see veel keskkoha peal ehk siis ametite koha peal. Sinul siis võiks olla sellised ametid, mis on seotud iluga. Sa võid olla näiteks iluteenused igasugused, mis on siis naistele ja meestele, on ju. Ma ei kujuta ette, kosmeetika, juuksur, kõik, mis nagu teenindusalas, aga iluasjad. Samamoodi näiteks sisekujundus, väliskujundus, kõik asjad, mis on nagu iluasjaga, sul on nagu väga hea silm selle jaoks. Nii, tervist, tervist kõik, kes vaikselt liituvad siia. Me oleme juba poole peal, varsti hakkame lõpetama ja siis kolime Youtube'i laivi edasi. Enne magama minekut räägime seal ka veel. Nii, sul on 2 korda 4 seda number 6. Ehk siis huvitav oleks teada, mida sa teed tööks, et mis ametit sa pead, aga sulle sobivad need asjad nagu jah, kõige rohkem. Vot. Viimane number edukuse koodis alati viitab siis haigustele, aga neid ma tõesti peast ei tea, ma tean ainult number 7 haigusi, sellepärast et mul on viimane number 7 ja selle ma olen endale pähe raiunud. Nii, jah, vigadest rääkisin, plussidest rääkisin, kõik on räägitud selle puhul. Nii, nägid, kui vahva. Jaa, see on nagu väga mega, mida sa praegu ütlesid, sellepärast sul on väga hea intuitsioon inimesena. Ehk siis number 4, number 2 ja 6 on kõik, mis on iluga, ehk siis ilu ei tähenda seda, et see on nagu välimine ilu ainult, see tähendab ka seda südameilu ehk siis ameti poolest. Ja no näiteks Karusmari saaks sinu juurde tulla sinu teenust võtma, sellepärast et Karusmarjal tundub, et tal on nagu kõiki asju liiga. Ehk siis tal on siin hästi palju, ta mõtleb nagu teistmoodi. Selleks, et ta saaks nagu omad asjad korda, siis ta peaks Nellile kirjutama, et Nelli, millega sa täpselt tegeled, kas sa saad mind aidata, et mul siin kõik asjad korda saaksid, et mul on tegelikult kõik hästi ja ma olen täitsa normaalne naine. Näed, ma lükkan teid siin kokku. Jah, aga see oli kerge nali. Nii et vaatame edasi siis. Nüüd lähme karusmarja juurde. Ma tänan sind, Nelli, usalduse eest. Loodan, et sa said abi. Jah, siis karusmari, sinul ma olen rääkinud ära number 6, number 3 ja sinu kood on siis 67375. Rääkimata on siis 7 ja 5. Ja sinu puhul on see huvitav lugu, et see 6 on nagu väga naiselik number. Nagu ülinaiselik ja teised numbrid lähevad justkui natukene karmima poole, ehk siis selline nagu maskuliinsust tuleb väga palju, ehk siis sa võidki võib-olla välja näida nagu hästi tore ja naiselik ja hästi sõbralik ja nunnu-punnu. Ja siis tegelikult on see, et sa oled tegelikult naine suure algustähega, kes teab, kuidas asjad tegelikult käivad. Nii, prokurör ei jäänud millestki silma, õigel ajal tulid. Väga hea nimi on sul siin pandud. Ehk siis edukuse koodi praegu lahendame ja mul on siin olemas edukuse koodid, mida ma juba lahendan, nii et me hakkame sinna lõpupoole minema ja siis me hüppame sinna Youtube'i laivi. Et aga praegu teeme neid siin, et kui tead oma edukuse koodi, ma praegu räägin numbritest siin edasi. Nii, Karusmari 6 on räägitud ja ütlesid ka, et täitsa peab paika, nagu ma aru saan. Lähme number 7 juurde. Greet, sinu esimene number on number 7. Jofiel ja pojal ma olen nüüd rääkinud ära kõik numbrid, nagu ma aru saan.
nii, Kreedal on number 2 korda number 7, näed kui hästi ja Karusmarjal ka. Mulle meeldib 7, minu edukuse koodis on 3 seitset ja siin ma olen. Saate aru, number 7 on nagu mega kiire, kreatiivne, siin kogu aeg pea plahvatab uusi asju, nagu see emaplaat kogu aeg keevitab mingeid mõtteid, projekte ja hästi energiline. number 7-l väga soovitan liikuda ühest kohast teise. Sina arened siis kõige rohkem, eriti kui sul on number 7 edukuse koodi eesotsas, ehk siis nii nagu Gret sinul on. Ja üleüldse, kui on edukuse koodis 7, siis ma soovitan nagu liikuda. Ja näiteks kui 7 peaks olema keskkoha peal, siis seal soovitan väga kuumalt teha mingit online tööd ja 7-le sobib väga, kui on, kuidas ma ütlen, sa arened siis, kui sa liigud ja ei ole soovitav tere õhtust! Ei ole soovitav elada seal majas, korteris, kus sa oled sündinud. Kõige, rohkem arendab siis, kui sa liigud ühest riigist teise. Sa võid hiljem naasta sinna, aga see ka ei ole hea. No ma ütlen, see on umbes nagu lollide lohutus, et kui noh, mul oli üks suuline klient, kes ütles, et ma olen kogu aeg elanud oma kodus. Päriselt või? No loomulikult, kui me edasi suhtlesime, siis ma sain aru, mis poole peal patareii oli. Jaa, aga siis number 7 on väga kreatiivne ja sul on väga hea oskus teha mitut asja korraga. Muidugi, kui sa oled naine, siis sa võid öelda, et naised ongi sellised, ma olen täiega nõus. Naised ongi sellised sipsutised, kogu aeg jooksevad ja askeldavad. Aga siin tähendab seda, sa oled ettevõtluse poole pealt ka hästi multifunktsionaalne. Koodid me võtame sünnipäevast, kuust ja aastast. Ja kui sa nüüd alles tulid, siis me varsti, ütleme kell 8 paiku liigume siis Youtube'i numbrite keel kanalile, seal live jätkub, et siin me oleme nõksu enne 8 ma lõpetan. Ja Margit aitab siis edukuse koodi teha. Nii, ja number 7-l on üks selline väga hea miinus. Tegelikult 7-le, oota ma räägin veel plussisid. 7-l on see lugu, et ta on nagu Sherlock Holmes. Tal on väga tugev intuitsioon, tal on väga tugev inimeste taju, aga ei ole nagu seda ekstrasensoorikat, seda, mida on number 9-l. Aga 7 on nagu Sherlock Holmes. Ta uurib ja puurib ja ta ei jäta jonni. Kui ühtepidi ei saanud, siis saab teistmoodi, kogu aeg uurib ja puurib. Ja eriti näiteks Gret, sinul on see esimese koha peal, siis sa võid olla ka suhetes selline, et suhe on ka nagu kogu aeg väljakutseid täis, et kogu aeg tahad teada ja analüüsida, et kas see on ikka nagu õige süsteem, mis praegu meil siin on kodus. Saad aru? Selline diagnoosiv. Ja 7 miinus on see, et ta on laisk. Kõik. Lihtsalt ei tee midagi, ei lähe kuhugi. Klõpsutab ainult puldi peal neid kanaleid ja vahetab neid. Nii et selline lihtne värk on selle asjaga. Jah, 7 puhul ma lihtsalt soovitan, võta kätte ja hakka tegema. See uks, mis kõige rohkem hirmutab, siis see tuleb lahti teha ja minna. Nii, Karusmarjal on jäänud number 5 ja number 5 on õpetaja energia ja see tähendab seda. Oi, sinuga saigi, jah, Reedul saigi kõik tehtud. Oi, mina tänan ka, täitsa lõpp, nii kähku sai tehtud. Ma veel vaatan sinu seda peale Karusmarja koodi, vaatan veel sind korraks. Ehk siis Karusmarjal sinul on see number 5. See viitab sellele, et sa oled tegelikult inimene, kes oskab keerulisi asju lihtsamaks seletada. Kusjuures sul on väga huvitav energia. Number 7 on hästi nutikas, sa oled väga elav tüüp tegelikult. Huvitavaks teada, mis su missioon on, ma jäin lihtsalt praegu niimoodi täiega nagu vaatama, passima seda sinu numbrite kombinatsiooni. Ja number 5 on siis see, hullult meeldib õppida, uurida, ühest seltskonnast teise, sul on juba number 6 seal ees, mis viitab sellele, et sa oled väga seltskondlik ja uuteks asjadeks alati avatud ja number 5 on see, et ikka äkki seda peaks õppima, äkki peaks veel seda õppima, üks kursus. naabri Manni ütles, et see on ka nagu väga hea, äkki võtan selle ka ja mingi hetk sa vaatad, et issand jumal, mul on juba kuule mingi 5 kursust peal. Et see prokurör, ma ütlen, et see on edukuse kood
ja see tuleneb sinu sünnipäevast, kuust ja aastast, see on see, mis ma praegu lahti arutan. ja sinul on ka 2 viit praegu seal, ma näen, et siis mina räägingi number 5-st. Ehk siis number 5 omadused siis, mis need mõjutavad, mis on plussid ja miinused, siis 5 tähendabki seda, et sa oled hästi selline seltskondlik, liigud siin, liigud seal, hästi hea logistiline mõtlemine. näiteks prokuröril on number 5 keskmise koha peal, mis tähendab seda, et see on ametid. Jaa, me jõuame miinuste juurde ka. Ehk siis 5 miinus on see, et ei viitsi õppida, ei taha õppida ja üldse pea on laiali ja kaos on ümberringi. Mhm. Ja number 5 on siis, kui on see keskel, nii nagu oli prokuröril, siis see viitab sellele, et ta peaks olema õpetaja. Aga õpetaja siis nagu laiemas mõttes, mitte see nagu koolisüsteemi õpetaja. Kas mingisugune see, kuidas ma ütlen, coach, võib-olla koolitaja, kuskil koolitussüsteemis olla, no mida iganes, see on nagu you name it, nagu öeldakse peenelt inglise keeles. See on nii ilus ütlus. Number 5 on muidugi see, et miinuses, kui ta nagu sapsutab liiga palju, siis ta ei viitsi jah, tõepoolest, oledki jah, nägid siis ta ei viitsi õppida ja ta tekitab enda ümber kaost. Ka kodus, suhetes, kõigis asjades. Nii, Karus-Marja puhul ütlesin, et väga naiselik, aga väga palju on ka meesenergiat, sellist konkreetikat. Ja Gret, aitäh, Karus-Mari, sulle! Ja Greta puhul ma vaatan, on naiselikku numbrit ainult number 2 puhul. 3 ma ütlen nii Miasa, nii Rõõba. Mina ütleksin, et sa oled tegelikult iseloomult hästi selline süstematiseeritud, tead, mida tahad. Võib-olla peas on liiga palju mõtteid, ei jõua kõiki asju ära teha. Sinu puhul, Gret, ma soovitan seda, et tee lihtsalt endale süsteem ja hakka sinnapoole liikuma. Jah. Mm, prokurör, sul, mulle tundubki, et sa oled mees üldse. Ma vaatan su numbreid. Oota. Oi, prokurör, sul on, ütleme 8 on ka nagu selline pool naist, pool mees energiat. No ma räägin ainult energiast, mitte siis see, et milline sa välja näed. Number 1 puhul, et sul on esimene number 1, siis ma arvan, et sa oled selline, milline sa võid siis olla, konkreetne tüüp. Ja on, ütleme siis mehelikud numbrid on prokurör sul. Ma sain aru, et sa oled naine. Nii, ja Kreeda puhul nüüd ütlesin ära, jah. Pigem ma arvan jah, et sa oled selline konkreetne. Eks sa võid siis ütelda ka, kas sa oled konkreetne. Siis Joofili poja puhul on siis see lugu, et temal on number 6, mis teeb ta pehmemaks ja number 9 võib, no tegelikult on ta ka selline suht konkreetne. Mehel mehe energia, ütleme niimoodi, läksin näost punaseks. Aitäh, Gret. No ime ka, kui siin vaatab mingi 49 inimest, peakski ju minema natuke näost punaseks. Jaa, et sinu poja puhul siis ma ütleksin ka, et tal on seda naiselikku kavalust ja seda hellust ja heatahtlikkust ka seal number 6 puhul, ehk siis ta on juunikuus sündinud arvatavasti. Et jah, teate, ring sai täis. Ma nüüd teeks sellise asja, liiga konkreetne oled jah. Ma teeks sellise asja teiega, et ma ütleksin teile, et ma olen väga tänulik, et te siin olete ja vaatame, kui kaua me seda edukuse koodi siin teeme, sellepärast et nüüd peaks tegema ühe sellise pausi. Ja siis valmistan ennast sinna Youtube'i kanali peale minema. Oi, aitäh lille eest. Et ma jäin kolleegi kommentaare praegu vaatama. Nii huvitav on tegelikult vaadata ka, ma alati ei saa vaadata nagu neid ja lugeda. Liiga tugev oled, jah? No vot, mis teha siis? Et teie, kes te nüüd olite siin ja te ei saanud väga kuulata oma edukuse koodi kohta, siis teadmiseks teile, iga pühapäev ma tulen siia siis kell 7. Võib-olla, kui on hästi, palun, Jofjel. Ja kui läheb hästi, siis ja kui tundub, et on hästi igav õhtul mul mingisugune nädala keskel, mul ei ole tegelikult üldse igavaid õhtuid, aga siis ma tulen mingi nädala keskel ka, aga ma ei suuda lubada, ma olen nüüd ikka elukaaslasele öelnud ka, et siin pühapäeviti ma siis olen siin mitte arvutitelefoni taga ja teen neid asju. Ja olge siis ka nii tublid ja hüppake sinna Youtube'i
Youtube'i kanal Numbrite Keel ja siis me jätkame seal laiviga. Ja ma võtaksin siis sealt ka äkki 5 esimest edukuse koodi, räägiks neid läbi ja siis räägime natuke suhetest ka. Ma vaatan, kui suur tulistamine seal on, kuhu me jõuame, aga küll me ükskord ringi peale saame tehtud. Ja jälgige kindlasti Youtube'i kanalit Numbrite Keel ja kui te ei ole tellinud, siis tellige. Ja kui nüüd keegi juhuslikult on siin Soomes elav eestlane, nii nagu siin tuli välja, et on, kes oli TikTokis, mul siis Soome TikToki kanalil ma olen 6-st. Ma üritan niimoodi teha, et TikTok siis Soome kanalil kell 6, siis ma tulen Eesti TikToki kell 7 ja siis ma lähen Eesti Youtube'i. Ja kui Soome Youtube'is tuleb ka meid seal 1000 täis, siis ma hakkan ka seal laive tegema. Ehk siis on olemas ka Soome Youtube ja TikTok ja nimega Numeroiden kieli. Väga lihtne on seda siis sealt leida niimoodi. Vot selline reklaamipaus ka. Aga kui enda kohta tahad teada loomulikult, siis vaata seda kodulehte www.numbritekeel.ee, seal on teenuseid palju. Ja kui sa oled mõelnud, mida sa endale tahaksid, siis ma ütleksin seda, et sinu isiklik kasutusjuhend on see põhjalik sünnikaardi analüüs. Kui mul on siin osad küsinud, et näiteks tal on selliseid suhteid ja kordub ja kordub. Tšau, Ruudi. Ole hea, lillikene. Ja siis teil oleks äkki paslik vaadata oma sünnikaarti ja sealt tulevad välja endiste elude kogemused, sealt tulevad välja karmavõlad ja need on silmi avardavad. Selles suhtes ka sellised karmasõlmed tulevad välja, et saad aru, Kuku Perseli. Ja kellel vingem, kellel natukene vähem vingem. Nii nagu minul tuli välja, et ma olen endises elus enesetapu teinud. Ja sellega seoses ma sain väga hästi aru, miks mul on juhtunud üks asi, mis mul on juhtunud. Ja aga see juhtum võttis minu elust peaaegu 2 aastat ära. Et nii ta on. Aga seal loksuvad asjad paika. Ja on kirjalikud versioonid, neid ma siis teen eesti keeles, soome keeles, inglise keeles ja vene keeles. Mul on selleks hästi vahvad abilised, kes mind aitavad. Ehk siis minu info läheb siis tüdrukutele, tüdrukud teevad need, vormivad hästi ilusti PDF-i ja siis panen need teile sinna meili ära. Selles suhtes on minu abilised, aga kogu info tuleb siis isiklikult minu käest ja suulisi teen siis mina ka isiklikult, ma teen seda siis eesti keeles ja soome keeles. Inglise keelt nippanimaju, vene keelt panimaju, aga ei tee. Et liiga palju on selliseid sõnu. Ja, ja sinna on siis järjekord, kui sa nüüd täna vaatad, siis vähemalt 2 kuud siis võtta sinna, aga saate kirjutada numbrite keel@gmail ja suletud sinna Facebooki rühma ka kutsun teid numbrite keel. Nii, reklaami peale läks äkki 5 minutit. Aga võib-olla on siin keegi, kes ei tea neid asju, nii et aga teate, üks asi ka veel, mis ma tahtsin ütelda, et sünnikaart on nagu megavahva teha sünnipäevadeks näiteks, jõuludeks ja on tehtud siis ka jah, üllatuskingituseks, mida iganes. Neid saab väga palju nagu välja mõtelda. Tšau. Teen väikse pausi ja siis lähme Youtube'i. Numbrite keel. Suuloputushetk, vetsuringid. Näeme seal. Tšauki, tšau. Aitäh, et te siin olite, aitäh usalduse eest ja teiega on nii vahva. Tšau. Merike numbrite keel.